tulemast siis kõigile Tartu Ülikooli poolt. Tegelikult on ikkagi seesama Tõravere observatoorium, mida paljud teavad ilmselt ka, see töökoht. Ja niisugusel pärastlõunasel ajal, kui rääkida täheplahvatustest, siis see võiks olla võib-olla pigem mingisugune praktiline ettevõtmine, et mitte uniseks jääda, et tehagi mingit pauku õues. Aga noh, tegelikult jah, kui me nüüd vaatame täheplahvatusi, ja veel võib-olla, ma ütlen kohe selle pealkirja kohta, et oli seal reklaamis oli vist pandud lihtsalt täheplahvatused, aga siin on nagu natukene tõlkes kaduma läinud. Eesti keel on niisugune imelik keel, et kui me ütleme täheplahvatus, ütleme midagi nimetavast käendust, tundub, et see peaks nagu ammendavalt kõigest sellest rääkima. Aga see on üsna lootusetu ettevõtmine, et ma tegelikult pakkusin välja täheplahvatustest, et see tähendab, et võib natukene siit ja sealt midagi rääkida. Aga kui me vaatame neid energiaid, mis on mängus kas või kõige väiksemate kääbusnoovade väikeste sähvatuste, plahvatuste juures, siis need on nii palju suuremad võrreldes sellega, millega me maa peal oleme harjunud, et mingit reaalset täheplahvatust me siin ka parima tahtmise juures korraldada ei saaks. Ja tegelikult see vallapealkiri, astronoomia huvilistel ilmselt ei ole vaja seda eriti seletada, aga võib-olla siiski leidub ka siin mõni inimene, kes veel ei tea, et Nova Stella, mis sõna-sõnalt tähendab uut tähte, et see tegelikult ei tähenda uut tähte, uue tähe sündi, vaid nii noovad kui supernovad, mis on kõige tuntumad täheplahvatuste liigid ilmselt. Need on tegelikult, võiks öelda, et see on tähtede pensionipõlv ja supernova isegi võib olla päris tähe lõpp. Et on tegelikult vanade tähtede elus toimuvad nähtused, kuigi ka noorte tähtede puhul ka tekivad ja noorte tähtede puhul on igasugu plahvatuslikke nähtusi muidugi toimub ja aine väljaviskeid, suuremaid ja väiksemaid. Aga jah, see eestikeelne sõna võib-olla plahvatus on lihtsalt niisugune üldine sõna ja tegelikult on üks natukene võõrapärasem sõna kataklüsm, mis pärineb kreeka keelest, mida kasutatakse ka astronoomias, on teatud tüüpi tähed, kataklüsmilised muutlikud tähed. Ja kataklüsm, võtame meie üldises sõnastuses on tema tähendus seljatatud lahti kui järsk purustav murrang, kõike hävitav katastroof. Ja tuuakse näitena veeuputust või ka ühiskonnas mingit suurt pööret ja tegelikult seesama Vana Testamendi veeuputus on ka kreeka keeles kataklüsmiks nimetatud. Aga kataklüsmilised plahvatuslikud muutlikud tähed, seal on ka neid, vahel mõistetakse nii-öelda kitsamalt kataklüsmilisem muutlik, mille hulka ei kuulu supernoovad ja need heledad punased noovad, ja ka mitte sümbiootilised tähed, aga laiemas plaanis võib need kõiki ka nimetada. Ja ma ei julge kinnitada, et see nimekiri siin ammendav on, aga supernoovad ja noovad on eraldi teise värviga välja toodud selle mõttega, et nendest ma räägiksin peamiselt. Teistest ei jõua nüüd siin enam rääkida. Võib-olla paar sõna sisse juhatuseks, et heledad punased noomad on võib-olla kõige võõram sõna ka astronoomia huvilistele, inglise keeles luminous red novae. See on suhteliselt hiljuti kasutusele võetud niisugune tähetüüp ja mida on ka väga vähe teada. Kõige tuntum näide on see V838 monotserootis, mis aastal 2002 muutus järsku väga heledaks ja mida ka meie observatooriumis on jälgitud ja mida üle maailma, millega on palju tegeldud. Ja on V4332 Sagittaari oli selline seda veel üks näide ja mõned on hilisemad veel näited. Need arvatakse, et need tekivad sellest, kui kaks tähte ühinevad, kokku saavad. Kaksiktähti on igasuguseid ja mõned paarid on väga lähedased ja mõned võivad seal pildikiiretuse nii palju energiat kaotada, et langevad kokku need kaks nii-öelda tavalist normaalset tähte või ütleme hiidtähed või kääbustähed või mitte mingid neutrotähed või mustad augud, aga lihtsalt tavaliselt tähed kokku saavad, siis mõneks hetkeks läheb plahvatuslikult väga palju heledamaks. Ja kääbusnoovad nimi ütleb juba isegi, et nad siis nagu väiksemad mastaapi noovad. Ja siis on veel need Herkulese prototüübi järgi nimetatud on siis magnetväljadega tegemist kataklüsmilistest muutlikest, kus seda aine ülevoolu magnetväli suunab, nimetatakse ka poolariteks neid. Ja sümbiootilised kaksiktähed on ka jälle natukene teistmoodi pikema perioodiga, aga valge kääbus on seal tavaliselt ka mängus.
ja natukene tuleb juttu ka lõpupoole ühest tähest, mis kuulub tegelikult nende sümbiootiliste hulka. Ja no need AM Canopenoticoorum tüüpi on need kõige lühema perioodiga kataklüsmilised muutlikud hästi lähedal teine teisele. Aga siis ikkagi jah, noh, võib-olla paljudele jah, on siin mõned asjad triviaalsed, aga lihtsalt meelde tuletuseks ja nooremale põlvkonnale võib-olla, kes pole kuulnud neid asju. Ja ma alustan ka väikese ajaloolise, jällegi ei saa öelda ülevaatega, vaid mõne niisuguse väikese väljavõttega lihtsalt. No üks tuntumaid supernoovasid oli kindlasti see, mis 1572. aastal Cassiopeia tähtkujus nähti ja mille peamine nägija ja kelle järgi ta nimetatakse, oli siis Taani kuulus astronoom Tycho Brahe. Ja tema muidugi arvas jah, et on tegemist siis uue tähega, et kui enne niisugune pole olnud, et siis pidi mingi uus eletäht süttima ja sellest ajast ongi pärit see väljend Nova Stella. Ja Brahe pidas siis seda nähtust selle vääriliseks, et kirjutada sellest lausa raamat. Siis De Nova et nullius evi memoria prius visa stella, mis on võiks öelda siis umbes nii, et uuest seninägematust ja mäletamatust tähest. No ja siis Tycho Brahe teatavasti sattus Taani kuningaga tülli vastuollu ja lahkus Taanist ja läks elama ja töötama Prahasse, kus tema õpilaseks sai noor Johannes Kepler. Ja kui Brahe mõtlemisi ootamatult nooret suri, siis Kepler võttis tema töö üle ja tema vaatlusandmed ja Kepleril oli õnne 1604. aastal jälle näha uut heledat tähte. Seekord siis maokandja tähtkujus ehk Impedia Serpentari, maokandja jala juures. No tänapäeval me nimetame neid supernoovadeks jah, aga nemad muidugi arvasid, et tegemist on uue tähega ja Kepler ka kirjutas raamatu siis jällegi uuest tähest maokandja jala juures. Kuigi noh, on hiljem spekuleeritud ja arutletud, et tõenäoliselt Kepler võib-olla ei olnudki esimene, kes seda nii-öelda uut tähte nägi, vaid Itaalia õpetlane Lodovico delle Colombe, keda peetakse Galileo no tähendab, kes oli teatud vaidlustes ja diskuteeris Galilei tegemisi, vastandlust teatud mõttes Galileile, et tema nägi esimesena. Aga noh, lõpuks polegi see võib-olla alati tähtis ja kindlasti oli palju teisi inimesi, kes nägid, aga ei osanud sellele võib-olla tähelepanu pöörata. Aga nii palju ajalooliselt jäänud, et seda 1604. aasta supernovat nimetatakse siis sageli Kepleri supernovaks. Ja noh, nagu te teate, ilmselt see on jäänud viimaseks palja silmaga nähtavaks supernovaks meie Linnutee galaktikas. Nii, aga siis on veel üks niisugune tähtis verstapost ajaloos, mis seostub meie oma Tartu tähetorniga, millest tänavu saab just neil päevil 140 aastat, kui Ernst Hartwig märkas Andromeda udukogus järsku mingit uut heledat objekti. Ja noh, muidugi tuletame meelde, et sel ajal 1885. aastal ei teadnud veel keegi, kui kaugel see Andromeda udu on või mis ta on, kas ta on meie galaktika sees või on ta teine galaktika. Ja nii ei osatud ka seda heledat tähte seal täpselt seletada, mis nähtus see on. Aga ja anti talle muutliku tähis S Andromeda. Ja noh, siin on ka jälle spekulatsioone või mis võib-olla ei olegi spekulatsioonid, et tegelikult ei pruukinud Hartwig tingimata esimene olla, kes seda nägi, iirlane Wood. Võimalik, et nägi seda juba varem, aga ei olnud kindel, et see on uus heletäht. Ei olnud sellest kohe teada. Hartwig ka nägi 20. augustil esimest korda, aga avalikkusele teatas 31. augustil, kui ta oli natukene rohkem saanud vaatusi teha ja kindel, et see on midagi uut ja imelikku. Aga ikkagi jah, tuletame kord meelde, et sel ajal ei teatud, kui kaugel on teised galaktikad, ei teatud
täpselt, mis toimub novades, rääkimata supernovatest, seda nime ei osatud isegi kasutada veel. 1920. aastatel hakkas selgeks saama, et tõesti on olemas teised galaktikad peale meie oma linnutee. Kõik ju teatavasti avaldas 1922. aastal oma kuulsa töö Andromeda udukaugusest, kus nagu alahindas seda praeguse teadmistega võrreldes, aga siiski enam-vähem õigesse kanti jõudis. Ja hiljem siis muidugi Edwin Hubble juba oma töödega tegi selgeks, et on olemas palju teisi udukogusid ehk galaktikaid, tähesüsteeme. Ja siis hakati ka aru saama, et on erinevad tüüpi need täheplahvatuse tähted eredamaks minemised, on tavaliselt noovad, mis väiksemas mastaabis oma eredust muudavad ja on väga suuresti, väga võimsalt eredamaks minevad tähed, mida siis Walter Bade ja Fritz Zwicky hakkasid nimetama supernoovadeks. Esialgu inglise keeles kirjutati sidekriipsuga supernova, aga siis mõne aja pärast hakati ühe sõnana kirjutama ja eesti keeles on see sama sõna siis 2 O-ga kirjutatud ja samuti nagu nova kirjutame eesti keeles 2 O-ga. Supernovad muidugi, kui neid lähemalt uurida ja neid on nüüd ju jälgitakse pidevalt ja viimasel ajal avastatakse neid tavaliselt mitusada igas aastas ja teistes galaktikates, mitte meie linnutees. Need võib jagada üsna mitmesse tüüpi. Seda võib nimetada taksonoomiaks selles mõttes, et taksonoomia on nagu eelkõige eluslooduses niisugune liikide ja suuremate üksuste taksonite klassifitseerimine. Ja see tingimata need tüübid ei tähenda nüüd füüsikalist olemust, mis seal laboratooriumis täpselt toimub, vaid lihtsalt seda välist ilmet, kuidas supernova heleduskõver välja näeb, kuidas tema heledusaja jooksul muutub ja kuidas spekter välja näeb. Ja laias laastus jagatakse siis 2 suurde tüüpi, esimest ja teist tüüpi. Esimest tüüpi iseloomustab see, et vesinik, mis on muidu tähtede maailmas ja universumis üldse kõige levinum keemiline element, et vesinikuspektri jooned puuduvad esimest tüüpi supernovade spektrites. Ja üks A-tüüp on siin eraldi välja toodud jällegi värviga selles mõttes, et see on hoopis teise mehhanismiga käib kui kõik need ülejäänud supernovad, sellest räägime veel natuke. Aga on seal siin näiteks tugev ioniseeritud lämmastikujoon ja üks B ja üks C ja see lämmastikjoon on nõrk või puudub üldse ja heelium siis üks tugev heeliumijoon kas on olemas või ei ole. Ja teist tüüpi supernovade spektrites on siis ka vesinikujooned ja siis kas mõnel on siis laiemad jooned ja mõnel on kitsamad ja 2B on siis tähendab ereduskõver, see muutumise kohe järgmisel slaidil näitan seda on niisugune platoo ehk mõnda aega püsib eredus ühesugune ja siis langeb jälle edasi, aga sellel siis langeb nagu pidevalt ühtlaselt. Ja on veel väikesed niisugused nüansid seal. Niisugune skeem lihtsalt ereduskõveraks, seda nimetatakse siis ereduse muutumine ajas eri tüüpides, et siis tähendab see üks A on see mustaga, et see on nagu niisugune lühem ja järsem ja ereduse muutus ütleme kiiresti kaob see eredus ära jälle ka, langedes 80 päevaga tagasi esialgsele tasemele. Aga siis teistel on siis natukene laugemad ja see üks sinine seal on siis see 2B, millel on niisugune mitmekümne päeva pikkune platoo, mille jooksul eredus ei muutu ja see 2B, nõrk B on ka iseäralik jõnksuga ereduskõver veel. Need on muidugi keskmised. See on nüüd jah, see on see iseäralik tüüp, et mis alguses näeb välja nagu 2 ja pärast läheb muutub nagu 1B sarnaseks, vesinikujooned kaovad ära. Selle plahvatuse käigus seal välist tähest kaugel võivad tekkida mingisugused tolmu ümbrised, mis mõneks ajaks siis eredust vähendavad. Aga ma julgen üksikasju siin praegu öelda jah, et miks teiste seda eriti ei ole või on palju väiksemat mastaabis nagu seal 2B ja 2L näiteks, aga igasuguste niisuguste väljapulsetega, kui tähest gaasi välja paisatakse, siis tähest kaugumal võib seal see võib ka kondenseeruda tolm ja siis see võtab jälle mõneks ajaks ereduse maha. Nii, aga siis korraks ka peatume siis sellel niisugusel tähtede maailma võib-olla kõige põhilisemal joonisel, mis iseloomustab tähtede maailma, mida nimetatakse siis 2 astronoomi järgi Hertzsprungi ja Russelli diagrammiks, mis on iseenesest jällegi astronoomi huvilistele kindlasti paljudele väga tuntud
lihtsalt niisugune graafik, kus nii-öelda X-telil on tähe pinna temperatuur, aga tavaliselt joonistatakse seda pidi, et kõrgemad temperatuurid on vasakul ja madalamad temperatuurid paremal, telg on nii-öelda tagurpidi pööratud. Ja Y-teljel on siis tähe eredus, no vahel joonistatakse see on absoluutsetes tähe suurustes, aga vahel siis füüsikalistes ühikutes, kus on siis nüüd siis tähe nimelt absoluutne eredus või kiirgusvõimsus, nagu me seda vahel nimetame, siis päikesega võrreldult. Et see üks tähendab päikest. Ma ei tea, kas siin mingit punane täpselt olema, seal sun on seal keskel, tähendab üks päikese eredus, eks ole. Ja kui selline graafik joonistada, siis nagu teate, enamik tähti ei ole mitte juhuslikult seal pildi laiali paisatud kuskile, vaid moodustavad niisuguse diagonaalse riba ülevalt alla, mida nimetatakse siis peajadaks või vahel ka põhijadaks, kuhu kuulub päike ja enamik tavalisi tähti. Aga siis sellest peajadast kõrgemal on hiiud ja ülihiiud ja allpool on valged kääbused, on meil seal allhiiudade tüübid ja allkääbused ja muud vähe tüübid, aga kui me räägime supernovadet, siis teid tuleb otsida sealt ülihiidude hulgast. Suure massiga tähed lähevad supernovana, päikesest ei saa kunagi supernovat. Aga kui me räägime novadest veel edaspidi siin, siis novade üks komponent on valge kääbus, juba peaaegu surnud täht, milleks ka meie päike kunagi näiteks saab. Ja ka üks A-tüüpi supernovadest tuleb mängu valge kääbusele, jõuame kohe. Vahel sellele diagrammile lisatakse nimetatud evolutsioonitrekid, tähtede evolutsiooni käik, kuidas ta aja jooksul, kui teil see elu seal peajadal otsa saab, ehk vesinikkütus tähe tuumast saab otsa, siis tähed hakkavad peajadal teemanduva tavaliselt sinna hiidude piirkonda ja väikeste masside puhul käib see aeglasemalt, siin on näidatud aastates suurusjärgus miljardid aastad on siin, aga suurematel masside puhul ainult siin 10 miljonit aastat suurematel massidel, 15 päikesemassi, sealt võib juba oodata supernovat. Umbes 8 päikesemassi on tegelikult see piir, millest alates siis tähe elu lõpeb supernova plahvatusega. Ja veel suuremad mastid, siin ei ole nüüd need aastaid küll antud, aga siin näidatus ka suure mastiga tähed siis võivad teha veel mitmeid jõnkse seal diagrammil, aga lõpuks varem või hiljem ikkagi plahvatavad supernovana. Ja supernovana viivad tähes on siis need termotuumareaktsioonid, mis on päikesest siis vesinik muundub heeliumiks ja tasapisi siis ka hakkavad seal raskemad heelium muunduma süsinikuks ja raskemateks elementideks, aga supernovaks saavast tähest, suure massiga tähest, mis on algselt vähemalt 8 korda päikesest raskem. Sellest siis need reaktsioonid jätkuvad, kuni seal tähe tuumas hakkavad tekkima juba siis süsinik ja hapnik ja nii edasi, need muunduvad edasi termotuumareaktsioonide käigus juba seal magneesiumiks, neoniks, räniks ja lõpuks rauaks. Raud on kõige raskem element teatavasti, mis siis selliste termotuumareaktsioonidel järgsete tuumade ühinemisel tekib. Ja kõigi nende reaktsioonide käigus eraldub energia, mis siis hoiab tähte tasakaalus. Täht on tegelikult kogu aeg nagu niisuguses hapras tasakaalus, et gravitatsioon tegelikult tahaks nagu kogu aeg tähe võimalikult väikeseks kokku tõmmata, aga see termotuumareaktsioonidel eraldub energia siis teistpidi siis toimib nagu vastupidi, kui gravitatsiooni ei oleks või kui see oleks gravitatsioonist tugevam, siis ta pühiks tähe laiali, aga tavaliselt tähed on tasakaalus. Aga kui nüüd selline sibulatauline struktuur on tekkinud, kihiline ja seal keskel on see raudtuum, siis enam termotuumareaktsioonid edasi ei käi, energiaallikat ei ole ja siis saavutab see gravitatsioon oma võimsa ülekaalu ja pressib selle tähe tuuma kokku. Seal on jah neid nähtusi ja protsesse ja füüsikalisi nähtusi on keerulisi ja mitmesuguseid ja neid ei jõua siin ilmselt äkki lahti seletada. Jah, aga väga skemaatiline pilt, väga lihtsustatud ja ma seletan seda lihtsustatumalt võib-olla jah, on niimoodi, et see keskne rauast tuum siis kui ta saavutab piirmassi, Chandrasekhari piirmassi, millest me kohe räägime ka üksti, millest raskem ei saa nii-öelda tavaline aine olla, siis ta paratamatult kukub kokku, gravitatsioon hakkab seda kokku tõmbama ja eristatakse veel nii-öelda seesmistuuma ja välimistuuma. Välimine tuum, mis on mustade noortega näidatud, see kukub kiiremini ülehelikiirusega kokku ja seesmine tuum kukub aeglasemalt. Nii et kokkuvõttes see väline ja seesmine tuum saavad kokku ja see aine pressitakse nii kõvasti kokku,
et kogu aine muutub neutroniteks. No seda ka ilmselt jällegi paljud ilmselt teavad ja selline väga lihtsustatud ettekujutus, muidugi aatomehitlused, kvantfüüsikud ütlevad, et ega tegelikult need piltlikud ettekujutused ei vasta tõelisusele päris hästi, aga noh, niisama kõige lihtsamalt seletuseks ma arvan piisab, et kui me kujutame ette, et on aatomituum, mis koosneb prootonitest ja neutronitest. Prootonite arv määrab, mis selle keemilise elemendi olemuse, mis ta on, eks ole, vesinikul on 1 prooton, heeliumil 2 ja nii edasi, liitiumil 3 ja nii edasi. Aga siis süsiniku 12 näiteks ja õigemaks 6 siiski tähendab jah. Et prootonid ja neutronid on ühe palju suuremates raskemates tuumades on neutronid rohkem. Ja siis on nii-öelda tuuma ümber on tükk tühja maad ja siis saab kuskil tiirlevad elektronid selle tuuma ümber. Aga nüüd pressitakse see aine nii tihedasti kokku, et need elektronid surutakse sinna tuuma sisse ja elektronid ja prootonid omavahel reageerides moodustavad neutronid ja kogu aine muutub neutroniteks ja on nii tihedasti kokku surutud, et seda on võimatu ette kujutada siin mingites maistes mastaapides. Noh, ma olen seda võrdlust kasutanud ja küllap olete teiega seda kuulnud ja võib-olla minu suustki, et seda mingil moel võrrelda saab niisuguse võrdluse teha, kui me võtame kogu maakera inimkonna, 8 miljardit inimest praegu. Või inimese keskmine kehakaal, noh, võtame seal 50 või 60 kilogrammi või see pole väga tähtis. See suurusjärk me saame umbes 300-400 või natuke rohkem miljardit kilogrammi saame kogu maakera inimkonna massiks. Ja kui me kujutame ette, et me sellise massi suudaksime kokku suruda ühe kuupsentimeetri suurusesse ruumalasse, kogu maailma inimkond 1 kuupsentimeetrit, selline on neutrontähe tihedus. Ja noh, selle kokkusurumise käigus seal on jah keerukas füüsika mängus ja mingil põhjusel järsku tähendab, tekib selle käigus siis nii-öelda vastupidine lööklaine, mis on siin punasega tähistatud, mis sellest tähetuumast nagu väljapoole hakkab levima. Ja siis tulevad mängu veel sellised osakesed nagu neutriinod, rääksime neutronitest, eks ole, aga neutriinod on hoopis teistsugused elementaarosakesed. Noh, võiks öelda neutronitega võrreldes imetillukesed, imeväikesed, imekerged. Siiamaani ei ole päris selge, kas neutriinod on seisumass või ei ole. Aga neutriinod on nii-öelda igapäevases liikumises. Neutriinosid tekib ka päikese sisemuses termotuumareaktsioonidel pidevalt. Ja praegu ja igal muul hetkel, kui meie siin maa peal eksisteerime, iga inimese, iga naha, iga ruutsentimeetrit läbib igas sekundis umbes 65 miljardit neutriinot. Neutriinol ei ole mingit, teda takista miski tema liikumist, nagu tegelikult praegu see ruum on siin neutriinosid paksult täis. Ja kogu maakerus kõik, kus me asume, nendest päikese neutriinodest ei ole pääsu kuskil. Aga seal supernova plahvatustest mängivad need neutriinod väga olulist osa, et need tegelikult selle meeletu energia, mis sellest gravitatsioonilisest kollapsist tekib, nad tegelikult kannavad nagu teistpidi välja sellest tähest. Ja tegelikult selle lööklaine on siis see, mis nüüd selle tähe välise ümber siis lõpuks laiali lööb ja mis teeb selle tähe meile väga heledaks supernovana paistma. Et see tähe välised kihid, mis ei ole veel rauaks muutunud, need siis paisatakse laiali ja sellepärast muutub see täht korraks mõneks ajaks väga heledaks. Aga sellel laiali paisutamiseks väidetavalt läheb ainult umbes 1% plahvatuse energiast ülejäänud kannavad need imepidiksed neutriinod minema. No siin ongi mõned niisugused arvulised näitajad veel lihtsalt jah, et kõigepealt jah, et kui see sibul ehk see raudtuumaga täht on moodustunud, see temperatuur jõuab umbes 3 miljardi kraadini ja siis käib see plahvatus ja siis selle tekkiva neutrontähe pinnatemperatuuri ulatudes isegi 100 miljardi kraadini. Noh, kelvinites kõik ju füüsikas arvestus, aga vahet pole, kas on selgus või kelvini kraad nii suurte arvude juures. Ja need kiirused, millega siis see väline tuum keskpunkti poole langeb, võivad ulatuda siis ligi 1/4 kuni valguse kiirused 70 000 kilomeetrini sekundis. 250 miljonit kilomeetrit tunnis. Ja noh, see on ka tuntud võrdlus, et supernova võib paista sama hele kui kogu tema galaktika, kus ta asub ja mõne nädalaga kiirgata välja sama palju kui näiteks päikesetaurine täht oma 10 miljardi aastase elu jooksul. Ja see plahvatuse energia, astronoomid kasutavad energiaühikutena sageli erge või siis ütleme süsteemsemad ühikud on džaulid, aga ega niisugused ühikud ei ütle tavaliselt midagi energia kohta, aga kõige tuntum energiaühik on kilovatt-tund, mida igaüks oskab oma koduse voolumõitja pealt lugeda ja arvestada, kui palju kilovatt-tunde elektrienergiat ta kuus või aastas näiteks kulutab.
Et selles mõttes siis kilovatt-tundides on see supernova plahvatuse energia on tavaliselt suurusjärgus 10 aastal 39 või 10 aastal 40. Sellega saaks oma kodu kütta või jahutada ja kõike muud teha ikka väga-väga palju aastaid. Aga kahjuks me ei saa seda energiat niimoodi sellisel kujul kätte. Nii, aga siis veel siis üks erijuht supernovadest on need 1A tüüpi, mis on tegelikult siis üsnagi teist laadi selles mõttes, et seal on tegemist ka sellesama Chandrasekhari piirmassiga ja Chandrasekhar, temast on kindlasti paljud kuulnud, Subramanian Chandrasekhar oli kuulus India päritolu astrofüüsik, kes sai India valitsuse stipendiumi Euroopas õppimiseks ja 19-aastaselt reisis laevaga Indiast Inglismaale Cambridge'i õppima ja siis sel ajal seal laevareisil ta arvutas välja valgete kääbuste piirtiheduse ja piirmassi, et on olemas selline piirmass 1,4 päikese massi, millest suurem ei saa valge kääbuse mass olla. Kui ta läheb sellest suuremaks, siis see täht langeb kokku neutrontäheks. Ja kaksiktäht, kui nüüd on valge kääbus on kaksiktähes, kus teiseks komponendiks on tavaline peajadatäht või punane hiid või võib-olla isegi teine valge kääbus. Ja valgel kääbusel on tugev gravitatsiooniväli, ütleme, tugev gravitatsiooni potentsiaal, ta kipub haarama teiselt, kui see teine täht piisavalt lähemalt on, siis ta hakkab selle teiselt tähelt ainet endale haarama. Ja see valge kääbuse mass võib suureneda ja kui ta jõuab selle Chandrasekhari piirmassini 1,4 väikese massini, siis käibki see 1A tüüpi. Siis need termotuumareaktsioonid pinnal süttivad nii tormiliselt, nii äkiliselt, et seda võibki nimetada plahvatuseks, supernova plahvatuseks ja nimelt 1A tüüpi supernova plahvatus. Ja kuna kõik sellised plahvatused toimuvad ühesuguse massi juures, ühesuguse valge kääbuse massi juures, siis on neil selline hea omadus, et nad on ühesuguse absoluutse eredusega, et me teame, kui palju see plahvatuse energia, kui palju valgust ta tegelikult välja kiirati ja kui me vaatleme, kui palju see kauge supernova meil, kui hele ta tegelikult välja paistis meile, siis me saame sellest erinevusest arvutada selle supernova kauguse välja. Ja kuna need absoluutsed eredused on suured, umbes -19 tähe suurus, siis nad paistavad hästi kaugelt meile kätte kaugutest galaktikatest ja selle tõttu kasutatakse neid 1A tüüpi supernovasid kaugete galaktikate kauguste määramiseks. Need on head niinimetatud standardküünlad. Mõned niisugused faktid supernovade kohta veel, et teistes galaktikates avastatakse igal aastal tavaliselt mitusada, 300-500, kuidas juhtub. Meie linnutees on arvutatud, et keskmiselt võiks 100 aasta jooksul 3 supernovat plahvatada, aga neid on nähtud viimasel ajal palju vähem. Nagu öeldud, need viimased heledad paljasilmaga nähtavad olid siis need Brahe ja Kepleri omad ja praegune noorim teadaolu supernova jäänud arvatakse olevat umbes 140 aastat vana. Muidugi üks asi on see, et osa neist jääb ilmselt selle galaktika keskpunktist teisele poole, kuhu me läbi tolmu ei näe. Aga siin on ka mingisugune, nii väikeste arvude juures 3 tükki 100 aasta võib isegi seal mingisugused statistilised anomaaliad võib-olla olla, et on juhtud, et ükskord 100 aasta jooksul ei ole ühtegi, siis tuleb jälle tihedamalt neid. Aga igatahes ei ole ammu olnud ja muidugi oodatakse seesama Betelgeuse, millest siin ma arvan, et mõned aastad tagasi vast on räägitud ka rohkem, kahtustati, et võiks supernova plahvatada, aga praegu siiski arvatakse, et ega ta ikka väga ruttu ei plahvata, et see võib ikka minna tuhandeid või 10 000 või 100 000 aastaid veel isegi. Miks supernovad olulised on siin paar punkti lihtsalt välja toodud et siis need kuni tavaliselt tähtedest termotuumareaktsioonidest saavad tekkida elemendid kuni rauani, aga siis raskemad elemendid tekivad supernova plahvatustes just siis. Ja samuti need lööklained, mis siis selle helise kesta välja paiskamisega tekivad, need omakorda, kui seal lähedal juhtub olema mõni külm molekulaarse gaasi pilv, siis need võivad tekitada selliseid tihendusi, millest hakkavad omakorda uued tähed tekkima. Et samamoodi, et ühe tähe surm võib nagu siis anda aluse uute tähtede sünniks. Ja ka kosmiliste kiirte allikate on olulised, ka miks kosmilised kiired olulised on, seda on raske öelda inimese seisukohast. Pigem ei pruugiks neid võib-olla olla, aga vaja neid ei oleks, aga niimoodi on looduses seatud, et nad ikkagi olemas on. Ja nüüd tagasi võtame vennad novad, siis natukene veel nendest ka. See on siis väiksemas mastaabis nähtus, kus on valge kääbus on üks oluline tegelane ja siis on tavaliselt siis peajada täht või võib ka olla siis punaseks hiiuks muundunud täht juba, mis täidab oma nimetatud Rossi pinna õõnsuse
ja niisugune tähe gravitatsiooniline mõjusfäär, kui kaks tähte on lähestikku, võivad need rossipinnad kokku puutuda ja nende kokkupuutepunkt on Lagrange'i punkt L1, mille kaudu hakkab aine siis ühelt tähelt teisele üle voolama. Öeldakse selle kohta toimub akretsioon, valge käegus akreteerib endale ainet juurde, aga see aine ei langetavalt mitte niimoodi otse, see valge käeguse pinnal tekitab sellise pöörleva ketta valge käeguse ümber ja siis kui ühel hetkel seal kettas nii-öelda tasa, seal on jällegi sõltumatu tähtede vahelisest kaugusest ja aine ülevoolu kiirust, seal on väga palju variante olla, kas toimub lihtsalt ühtlaselt rahulikult selline ülevool, aga juhtub vahel niimoodi, et koguneb teatud kriitiline hulk seda vesinikurikast ainet, et see ketas ei suuda seda vastu võtta ja valge käeguse pinnale ka tähendab nii palju langeda või tähendab siis just hakkab rohku valge käeguse pinnale langema niimoodi, et koguneb seda nii palju, et süttivad jällegi termotuumareaktsioonid ja niimoodi plahvatuslikult, et siis toimub sähvatus, muutub järsku palju heledamaks. Noh, tüüpiline Nova niisugune suuruselt 10-11 tähe suurust võib-olla või kuni 100 000 või kuni miljon korda, aga on muidugi väiksema mastaabis plahvatus võib ette tulla ja siis jällegi mõnekümne päevaga heledus, mõnesaja päevaga heledus langeb jällegi lõpuks. Noh, tuuaksegi selle järgi välja, et kui heleduse langus 3 tähe suurust on toimub kiiremini kui 100 päeva jooksul, siis on kiireks noovaks ja kui selle võtab rohkem kui 100 päeva või 50 päeva aega, siis on aeglane noova ja on ka teatud väga aeglased noovad ehk sümbiootilised noovad, kus see võtab aastaid ja vahel isegi 10 aastat aega see heleduse tagasilangus. On olemas ka korduvad noovad, kus need tähvatused toimuvad. On vaadeldud nii ka mõnekümne aasta tagant näiteks RS Sofiuki on üks selliseid tuntumaid, kus tegelikult üks viimane sähvatus oli veel 2021 ja minu on sellist pilti leida, kus need kõik oleksid korraga peal. Ja see 2021. sähvatus 2006. aasta omaga võrreldud, 6. aastal on veel 2 punkti siin praegu, aga selles mõttes, et arvatakse, et languse kõver on üsna ühtemoodi olnud. Ja neid nähtusi, neid palju eri variantidest noovadest ja ühest tahaks natukene veel rääkida Nova Persei 1901. aastal plahvatas, nüüdseks on saanud tähise GK Persei Perseuse tähtkujus. Võt see on Nova, mille üks avastaja oli ka Bernhard Schmidt, kellest siin kohe nüüd varsti meil juttu tuleb, kes oli sel ajal siis natuke üle 20 aasta vana juba jah, kes siis oma tehtud piksimaga teleskoobiga seda Novat jälgis. Aga see Nova on ka hiljem astronoomidele huvi pakkunud ja praegu tema jäänuk näeb välja midagi sellist, nimetatakse ka tulevärgi Novaks vahel. See on ilus, et see välja heidetud gaasist on saanud niisugune kest ja siin nüüd vaatame, mis selle järgmise pildiga saab, kas ta õnnestub ka liikuma saada. Et siis on sellest tehtud üks niisugune video, aga enne ta liikus siin küll ilusti, aga nüüd ei taha enam. Mis? Hiirenool on vaja, eks. Jah. Teise ekraani peale. Siin ekraani peal on küll on olemas. Suur ekraan nüüd tuli. Siis oli ikka ta oli aeglane lihtsalt. Äkki on ekraan laiendatud 2,5. Proovid sõida välja hiirega vasakule või paremule. Sest me ei näe hiire kursorit ekraani. Ja, oot nii, mine üle ääre, hiire kursoriga üle ääre. Välja ekraani pealt, laua pealt välja. Oot nii, näed, ja nüüd vaata suur ekraani pealt pilti. Ja nüüd tuleb vajutada. Need ongi laiendatud on. Nii, siin on, see on tšehhi keeles. Ärge pange selle tähele, väga ilus sõna viibuh on tšehhi keeles Nova plahvatuse. Poolatras on ka võbu. Ja, no eks nende lääneslaavi keeltes on sarnased jah. Aga pärast lõpus näete, miks see muu poolest huvitav ja oluline veel on. No seal oli suured vahed väikeste, hinge väike kolmedimensionaalne simulatsioon veel. Aga see on need asjad on võetud artiklist, mille autor, esimene autor on Tiina Liimets. Tema on seda neid Nova jäänusid, no siin tulevad need päevakaelised pildid ka otsa juba, neid me vast praegu ei vaata. Nii.
et jah, Tiina tõepoolest on selliseid tähtede väljaheiteid, ütleme niimoodi, uurinud mitmesuguste tähtede, samas üks ka see V838 monotserootis näiteks ja nii, aga nüüd lõpetuseks veel siis mõni lause ühest tähest, millest te kindlasti olete ka kuulnud nüüd, millest viimasel ajal on palju räägitud, põhjakrooni tee ehk tee Corona Borealis, mis on siis ühtaegu võib teda nimetada sümbiootiliseks täheks ja ühtaegu korduvaks noovaks, mille kaks plahvatust on teada aastatest 1866 ja 1946 ja millel on siis, mille koosseisus on siis punane hiidtäht massiga umbes 0,93 päikesemassi ja valge kääbus umbes 1,35 päikesemassi ja nemad seal siis tiirlevad perioodiga 227,5 päeva. Ja see süsteem on meist siis umbes 3000 valgusaasta kaugusel. Ja 1946. aastast on siis teada selline sähvatus, kui täht muutus 10. tähe suuruse tähest umbes 3. tähe suuruse täheks. Ja nüüd on siis ennustatud, et nüüd lähemal ajal, no mõni tähtaeg on juba mööda läinud, peaks täht uuesti noovana sähvatama. Siin on nüüd võrreldud nüüd selle eelmise sähvatuse, mis on nüüd mustade plussikestega ja praeguse siis see SAP on nüüd lühend ingliskeelsest väljendist Super-Critical Accretion Phase ehk nagu tähendab, teda on hiljem modelistutud, et lihtsalt ütleme intensiivistunud või kõrgenenud akretsioonifaas. Et see valge kääbus siis mõne aja kogub rohkem ainet enda pinnale ja lõpuks saab seda nii palju, et on sunnitud selle siis plahvatuslikult lahti laskma. Aga mis on nüüd erinevustest 46. aasta plahvatusest, et siin tegelikult siis, kui hakkas seledus natukene tagasi langema ja siis käiski see plahvatus juba ära, aga nüüd on sellest juba peaaegu 2 aastat möödas praegusel juhul ja ei ole seda plahvatus ikka veel toimunud. Nii, siin nüüd peaks olema ka jälle liikupilt, vaatame, kas saame selle ka korraks käima. See lihtsalt näitab nüüd seda süsteemi, see pöörleb akretsiooni ketas valge kääbuse ümber ja siis need tiirleb punase hiiu ümber, või tähendab, tiirlevad teineteise ümber siis see valge kääbusema kettaga ja punane hiid. Ja tasapisi sealt siis sellest punase hiiu ainet langeb sinna kettasse ja kettast jälle tasapisi valge kääbuse pinnale jälle. Aga siis ühel hetkel siis toimub see viibuh. Ja see täht tuleb sellest üsna puhtalt välja. Selles mõttes, et selline väike plahvatus ei lõhu seda süsteemi laiali, ei lõhu valgest kääbust ära, ei lõhu punast hiidu ära. Ja tõenäoliselt umbes 80 aasta pärast kordub jälle siis selles Corona Borealis süsteemis selline plahvatus, aga samal ajal ikkagi see valge kääbus midagi jätab endale külge ka ilmselt sellest, mis sinna peale langeb. Nii et peaksime nüüd siit, nii, nüüd jõuame siia. No, arvatakse jah, see Corona Borealisel käib asi umbes nii, et umbes 70 aastat saine sinna akretsioonikettasse koguneb ja vääralt langeb kogu aeg valge kääbuse pinnale. Aga siis ühel hetkel saab seda sinna, saab seda ainet, ütleme jah, kettast nii palju, et see väline serv ei suuda seda vastu võtta ja siis sunnitakse nagu sinna pinnale rohkem langema ja on arvutatud, et kuni 28 korda võib suureneda see pinnale aine hulk ja sinna see omakorda see pinnale saab seda nii palju seda jälle, et siis süttivad nüüd termotuumareaktsioonid seal vesinikurikkas aines ja siis käibki see plahvatus. Aga nüüd jah, võrreldes selle eelmise plahvatusega on siis jah vahe, et siis pärast selle suurenenud akretsioonifaasi lõppu 6 kuud toimus eelmine kord juba see plahvatus, aga nüüd on üle 2 aasta möödas ja ei ole veel plahvatanud, aga ilmselt on siis lihtsalt on ikkagi mingil põhjusel on siis ainet seal vähem siin valgele kääbusele kogunenud, aga varem või hiljem ta plahvatab niikuinii. Nii et seda võib juhtuda selle aasta numbri, siis võib juhtuda järgmisel aastal. Ja kindlasti on siis paljud amatöörid valmis seda jälgima ja professionaalselt autoroomid muidugi ka. Ja mis teeb sellest eriti huvitava tähe sellest Corona Borealisest on muidugi see, et kui me vaatame seda valge kääbuse massi, on 1,35 päikese massi, et see ei ole eriti kaugel
sellest Chandal Sekari piirmasid 1,4 päikesemassi, mis siis, kui selle kätte jõuab, siis peaks see täht plahvatama üks A-tüüpi supernovana. Nii et see Corona Borealis, karta on, et meie põlvkondi, isegi kõige nooremad võib-olla seda veel ei näe, jah. Et see Corona Borealis supernovana plahvatab, aga kunagi see juhtub ka võib-olla tuhandete, võib-olla kümnete tuhandete, võib-olla sadade tuhandete aastate pärast. Ja see oleks siis ilmselt juba üsna ilusti ka palja silmaga näha. Aga ütles, et jah, et me inimesed armastavad jah, asju nimetatud plahvatusteks ja pidada võib-olla väga erilisteks sündmusteks, kui mõni täht taevas järsku heledamaks läheb, aga tegelikult on tähtede maailmas täiesti normaalne ja loomulik nähtus ja võib arvata ja loota, et nad meile eriti korda ei lähe, sest ühtegi tähte meile nii lähedal, et supernova plahvatus võiks ohtlikult kujuneda, siin teada ei ole. Selles mõttes tähendab, et mis supernova plahvatada võiks, kõik need lähedased tähed on nii väikese massiga, et nendest supernovat ei saa. Ja teistpidi muidugi jah, kui natukene sügavamalt järele mõelda võib-olla siis nii planeedid kui ka võimalikud asukad neil peale siinse maa asukate. Ma mõtlen selle all kõik eluslooduse liike, mitte meiesuguseid. Et need saavad olemas olla ikkagi ainult tänu sellele, et sellised supernova plahvatused toimuvad. Sest muidu ei oleks seda keemiliste elementide mitmekesisust, mida me tunneme Mendelejevi tabelisse kokku panduna. Ja kõik need nii tähendab tavaliste väikese massiga tähtedest termotuumareaktsioonidest toodetavad keemilised elemendid, kui nova plahvatustes on eriti võib-olla just liitiumi ja alumiiniumi näiteks tuleb just nova plahvatustest palju. Ja supernova plahvatustest raskemad elemendid ja eriti rasked elemendid nagu kuld näiteks, mida inimesed eriti väärtuslikuks peavad, mis tekib ilmselt kahe neutrontähe ühinemise käigus. Need on võimalikud tänu selle, et see tähtede maailm on väga mitmekesine, et on väikese massiga tähed olemas ja väikesetaolised ja natuke suure massiga ja eriti suure massiga, mis siis elavad kiire ja turmilise elu ja plahvatavad supernovana. Nii, sellega ma selle monoloogi siin siis lõpetaksin ka ja kui nüüd on veel midagi küsida, siis üritame vastata. Jah, et teeme küsimust Riigijoinast, et Alto palun. Selline küsimus, et enne kui teil oli see erinevate noovade nimekiri ees, üks oli seal kääbus noova, et millele peab see noova vastama, et klassifitseeruda kääbuseks? Jah, mul siin pilti vist ei ole jah. Tähendab, need plahvatused on väiksema mastaabiga, mõni tähe suurusele veledamaks ja toimuvad sagedasti. Nad ütlesid, on ka korduvad novad võiks nimetada. Seal on jällegi erinevad ajaskaalad, aga üldiselt nii mõnel isegi võib-olla mõne aasta tagant ja mõne teistkümne aasta tagant niisugused väikesed sähvatused. Uugeminoor tuleb meelde, üks prototüüp on kaksikutes. Nii et see tähendab, et valgekääbuse mass ilmselt on väiksem kui klassikalises noovas ja siis piisab või ütleme jah. Seal on jah mängus, ütleme see, kui kaugenetakse teineteisest on ja kui palju lainet üle voolab, aga siis tekib selline väike sähvatus tihemini. Aga need on klassikalised noovadeks, mida üks kord on näha noovana, tegelikult need võivad ka kõik korduvad olla, aga see kordumise vahemik võib olla seal tuhanded ja 10 000 ja võib-olla aastaid, me lihtsalt ei näe, ei tea, kas ja millal nad korduvad. Siin on küsimus Imre Projektil, et kui varakult me saame ette ennustada, et mingisugune kas noova või supernova hakkab toimuma nüüd kindlalt? Ja see on keeruline asi jah, aga seda nii väga lihtsalt ei saa. Tähendab nüüd korduvate noovadega ja nende kääbusnoovadega jah, nende puhul võib-olla mingil majal saab, aga tavalist klassikalist noovat naljalt ei saa. Ja supernovadega, selle sama Betelgeuse puhul, kui ta nüüd mõni aasta tagasi hakkas siin nõrgemaks minema, siis hakati ennustama, et see võib äkki tähendada tema peatset supernovana plahvatamist, aga nüüd hiljem on selgunud, et see oli ilmselt ikkagi see väljapaisatud tolm jällegi, mis tekitas sellise heleduse vähenemise. Nii et lühidalt öeldes ega väga hästi ei saa. Aga ajaskaalas, kas me saame endast 10 päeva ette öelda juba või üks päev või lühike see on, et nüüd tuleb, nüüd pööraka teleskoobid sinnapoole? Jah, ühe päeva või mõne päeva mastaabis võib-olla isegi mingisugused väikesed märgid võivad olla, jah. Selles mõttes ollakse praegu selle Corona Borealise suhtes väga valvsad. Jah, et kui sealt midagi, ma ei oskagi täpselt öelda, mis see märk peaks olema, aga midagi
no vahel isegi räägitakse nii-öelda eelplahvatusest ja kuuleme alles siis, kui pauk on ära käinud. No selles mõttes muidugi, kui me arvutame seda, et astronoomia on ülim ajalooteadus, siis on muidugi alati, et paugul on alati ammu kõik ära käinud, jah. Aga noh, seda... Ütleme, kui paugu signaal on meieni jõudnud. Jaa, just nimelt, jah. Aga sellest signaalist tahta tegelikult korraks tagasi... No jah, siin ma ei oska öelda, kas selle 46. aastal keegi oskas ennustada, aga võt see klassikaline novaheljeduskõver... Vaat siin, no jah, selles mõttes, et see esimene tõus tavaliselt on ikkagi väga kiire mõne tunni jooksul. See kuni 9 tähe suurust seal, aga siis võib juhtuda, et korraks mingi väike peatusega tagasiminek ja siis tõus selle lõpliku heleduseni, et seda esimest värku on suhteliselt vähe tabatud, aga kui see on toimunud, siis hakatakse väga hoolega vaatlema need noovasid ja siis juba saab edasi ennustada umbes, kuidas ta käitub ja millal maksimumi jõuab ja kuidas sealt langema hakkab. Aga mul on selline küsimus, et täht, mis noovana peaks plahvatama ja kui ta plahvatab noovana, et kui selle tähel on ümber planeedid, et kas ta avaldab mõju ka nende trajektooridele, tekitades neid roogplaneete või see ei ole teada veel? No jah, tähendab, need tähed, mis noovana plahvatavad, need on lähiskaksiktähed nii olnud kogu oma elu ja seal planeete, kui siis ilmselt saavad olla siis võrdlemisi kaugel sellest kaksiksüsteemist, mille planeedi jaoks tundub see kaksiktäht siis nagu ühe raskuskeskmena, ühe tähena ja sel juhul, noh jah, seal nüüd nad võivad isegi olla nii kaugel, et see märkimisväärselt ei mõjuta võib-olla planeete, aga siiski mingi aga tõenäoliselt ikkagi suurenenud kiirgus ikka mõneks ajaks muidugi tuleb. Aga päris nüüd füüsiliselt minema lööks, et küll on nidi orbiitilt, seda võib-olla sel juhul isegi ei ole karta. Aga supernoovad muidugi, noh seal on muidugi teine asi ka jälle see, et nii suure massiga tähtede ümber me praegu arvame ka, et planeete tavaliselt ei ole. Kuigi viimasel leitakse nii tasapisi ikkagi järjest suurema massiga B-spetsiaalisi tähtede juures juba näiteks teatakse planeete. Aga kui seal peaks olema, siis see võib küll kergesti jah, siis paisatatakse minema, et sellest saab nüüd hulku planeet. On meil küsimusi publikul? Käed tõuse, aga siis ma arvan, et täname